Ma alustasin siis, kui me siia majja tulime üle, et ma sain pojaga olla intensiivosakonnas, siis kui me koos olime, et siis meile pakuti see võimalus välja, et kuna mul laps sündis erakorralise keisriga, siis ta viidi kohe intensiivi, kus ta sai teiste emade doonoripiima. Ja too hetk mul ei olnud endal nagu reguleerijat ja siis pumpasingi nii palju piima kui tuli ja siis seda tuli päris palju. See on väga hea tunne, eks see on nagu veredoonorlusegagi, et endal on piisavalt ja siis saab teistele ka jagada. Et kuna just, et mul enda lapsega, et see on nii oluline, et on olemas selline võimalus, eriti kui nad ongi sünnivad need varasemalt enneaegsed lapsed, et nemad ju vajavad seda kõige rohkem. Jah, ta sõi, aga õnneks ma sain üsna ruttu enda piima hakata talle viima. Et siis see oli nagu minu jaoks hästi oluline, et ta saaks oma piima peal olla ka. Ilmselt läbi hea eeskuju on kõige parem. Et soovitada ja julgustada inimesi, et esimese lapse ajal ma mõtlesin sellele, aga siis see jäi kuidagi sinna paika. Et jah, et võib-olla kui need, kes siin on sarnases olukorras, et ei ole seda last kohe rinnale võimalik saada, et siis kui piima on piisavalt palju üle, siis et kasutada juhust, et kas meie haiglas oleku aja nagu anda. Võim on lihtsalt kodus, pumpan nii palju piima, kui soovin või kui tuleb ja siis vastavalt sellele toon siis siia lastehaiglasse. Siit ma sain pumba eraldi, et ei pidanud endal olemas olema ja siis siit ma saan neid rinnapiimakotikesi ka, et lihtsalt küsida ja muudkui tuua ja siis saad vastu kotikesi ja kuna me käime iganädalaselt praegu kontrollis, siis mul on nagu võimalus tuua autoga, et me sõidame, vaatab võib-olla suvel tuleme ja jalutame. Enne lapsi ma olin veredoonor, et siis see oli minu jaoks hästi oluline, et kuigi ma kardan nõelu ja verd ja kõike, et siis see on nagu see tunne on ikka väga hea, kui sa saad midagi head teha ja tänu sinu verele siis nagu kellegi elu on päästetud. Ja muidugi, et see on nii suur heategu, mis ei võta tegelikult ju tükki küljest, et kui piima on küllaga, siis tasub seda ikka jagada, et meil on nii palju pisikesi just seal intensiivosakonnas nägin ka, et nii palju pisikesi, kes on seal nagu vajavad toitu, et mul enda oma oli sondi toitmisel just nagu nädal aega, et ja alles siis sain ta rinnale, et see nagu rinnale saamine oli nii oluline mulle. Eks talle ka muidugi. See ei ole midagi rasket. Võib-olla lapse kõrvalt kodus on vahepeal raske pumbata, aga ma arvan, et need vähesed kotikesed, mis siia jõuavad rinnapiimaga, et see on kindlasti kasuks beebidele. Et lihtsalt tasub head teha.